täna ma räägin sulle sellest, kuidas luua endale keskkond, mis sulle sobib ja mis sulle meeldib. Ja siin ma siis olen keskkonnas, mis mulle sobib ja mis mulle meeldib täna ja praegu ikka veel, kuna temperatuur kohas on ikka nii võrratu, et ilma selleta ma vist kustuksin ära. On inimesed, kes vajavad oma eluks mida? Vajavad oma eluks eelkõige sellist pimedamat ja külmemat kliimat ja on inimesed, kes vajavad valgust ja sooja. Ma arvan, et täiskasvanuna me juba teame, mida me vajame, väikse lapsena on päris raske seda veel mõista. Aga mina olen üks siis nendest, kes elab soojusega ja valgusega. Ehk siis ma ise naeran, et ma olen see kõigusoojane nagu maod ja sisalikud ja kõik sellised elukad, kelle vastu mul on tõeline sümpaatia olnud terve elu. Ma lausa armastan neid, ei karda neid ja olen mõelnud ka sellele, et võtta endale madu koju. Ja selgus lihtsalt, et ta on nii igav loom, et ma lihtsalt ei võtnud teda endale koju. Ja igal pool, kuhu iganes sa lähed, sa saad ju muuta enda elukeskkonna just selliseks, nagu sa tahad. Et näiteks mina olen tekitanud järjekordselt endale väikse aianurga siia oma suurele rõdule ja kodus on mul toas on mul täpselt sellised värvid ja asjad, et kõik on nagu rõõmus ja tore ja ma olen leidnud kõikidele asjadele koha. Siin ma tegelen oma juveeli asjadega ja naudin seda elu. Loomulikult ilu peab igal pool olema ja mul on nagu kõik eluks vajalik olemas. Siin on mul töölaud ja siin on mu köök. Loomulikult igale poole ma olen jõudnud tuua lilli. Lilled on muuseas siin üsna kallid, nii et selles suhtes jälle minu jaoks nagu kohalikus mõistes kallid. Ei ole Eesti mõistes kallid lilled. Aga ma olen neid kokku korjanud siit ja sealt ja ise väga õnnelik selle üle. Et mida siis inimesel vaja on? Vaja on selgeks endale teha see, mis teeb mind õnnelikuks, milline kliima, milline keskkond, millised inimesed minu ümber ja vastavalt sellele teha oma elu inventuur ja leida ennast siis sealt, kus on hea olla. Mina täna ja praegu mõtlen uuesti sellele, et kus ma tahan olla nagu edaspidi ja see plaanide tegemine on küllaltki keeruline ka minu jaoks, sellepärast et ühtepidi on mul siin ju kõik olemas, ma jumaldan seda temperatuuri, ma hindan väga India köögikunsti, toidukunsti, mul on siin võimalik olla see, kes ma olen ja teha seda, mida ma tahan. Ja see ei sega minu töö tegemist siin olemine, pigem vastupidi, ma olen tervem, ma olen õnnelikum, seega minu töö tulemused on tunduvalt paremad, eks. Ja ka sinul on see võimalus. Kõigepealt mõtle, mida sa tegelikult elus vajad, et tihti me ei saa aru, me ajame segamini, mis on meie vajadused ja soovid ja kõik see on üks suur virvarr. Aga selleks, et sellest suurest virvarrist üle saada ja võtta korraks aeg maha, selleks lihtsalt otsusta ära, et täna astud sa karussellilt maha, vaatad seda kõike kõrvalt ja lihtsalt oled. Teed endale selgeks, et aga mida ma tegelikult vajan? Aga kas tõesti? On see tõsi? Vastad endale küsimusega ja või ei. Tihti me vajame ühte partnerit enda kõrvale ja siis selgub, et tegelikult meil ei ole seda partnerit vaja, vaid meil on lihtsalt vaja armastust. Ja kuna me ei oska seda enda sees genereerida, siis me arvame, et meie elu õnn peitub siis selles konkreetses partneris. Siin on väga lihtne võte, lihtsalt tuleb endale selgeks teha, et õnn on seisund, armastus on seisund ja seda me tekitame ise endale. Meie perenaise üks õnn on see, et ta toidab vareseid. Varesed vaatasid, aga ei, ta praegu süüa ei andnud ja olid siin natukene pahased ja lendasid kaugemale ja nüüd ootavad, et oot, mingit solgi vett ta viskab
aga see ei ole söök. Igaühel omad lõbud. Nii, ja kui sa oled sellelt rongilt korraks maha hüpanud ja sellelt karussellilt maha hüpanud, siis analüüsi tõesti, et mis on need asjad, mida ma oma elus vajan. Võib-olla kunagi lapsepõlves vajasin ma midagi muud, aga nüüd vajan midagi muud. Võib-olla mu tervis vajab sooja kliimat, aga võib-olla peaksin ma hoopis minema kuskile mägedesse, kus on lumi ja istuma seal ja nautima seda, mis seal pakkuda on. Otsusta ära, kus sa tahad olla, kellega sa tahad olla ja korralda oma elu niimoodi, et see oleks võimalik. On palju inimesi, kes muudkui unistavad ja ise võtavad välja endale erinevaid takistusi. Takistusi ei ole, kui sa oled otsustanud, et sa tahad olla siin ja teha seda, mis sind õnnelikuks teeb, hinge helisema paneb ja naeratuse näole toob. Mõtle, mis on need sinu vajadused, mõtle, kuidas sa neid saaksid erineval moel rahuldada, kirjuta see nimekiri üles, vali sealt need tegevused, mis tunduvad nagu kõige õigemad ja hakka tegutsema. Sellepärast, et ebaõnnestuda sa ju ei saa. Kogeda ei saa me enne, kui me oleme midagi proovinud. Ja näiteks toon ma sulle selle, et kunagi ma tahtsin väga talvituda soojas kliimas. Ja siis ma elasin aasta aega Tenerifel. Ja ma pean ütlema, et see aasta aega Tenerifel andis mulle arusaamise number 1, et aasta aega ma sellises kliimas elada ei taha aastaringselt. Number 2, et see ei ole koht, kus ma elada tahan, sest seal ei ole ikkagi nii soe kliima, kui mina tahan. Ja mis mulle sobib, number 3, ma küll vaimustusin iga päev sellest, et ma hommikul silmad lahti tehes enamasti nägin helesinist taevast, aga ma tundsin väga suurt puudust loodusest, mida sa näed, siin on mu ümber kohas meeletult ilus loodus, linnud, lilled, loomad, see on nagu see loodus, millest ma Tenerifel puudust tundsin. Ja kuldsed rannaliivad, see on ka asi, millega ma olen lapsest saati harjunud, ma olen harjunud ilusa rannaliivaga, ma olen harjunud merega, ma olen kasvanud mere ääres ja ma olen suvitanud mere ääres, kogu mu lapsepõlv ja nooruspõlv on olnud väga mere lähedal. Nii et minu jaoks on nagu need kriteeriumid, millest ma tundsin näiteks Tenerifel puudust. Nii et selle asemel, et lihtsalt mõtelda, unistada, kahetseda, kahju tunda, kadedust tunda, võta kätte, tee oma plaan, mine ja koge. Kui sulle kuskil ei meeldi, siis mine võta järgmine sihtpunkt ja kus sulle rohkem meeldib. Mine alguses luurele, ära kohe oma kotti kokku paki. Mine alguses luurele ja siis otsusta ära, mida sa tahad. Mõnusat ja toredat keskkonna loomist sulle. Alusta siis sellest, et teed endale selgeks oma vajadused, seejärel mõtled välja erinevad viisid nende vajaduste rahuldamiseks, siis analüüsid neid erinevaid viise ja otsustad ära, et mida sa tahad teha, miks sa tahad teha, kus sa tahad olla, kellega sa tahad olla, korista ära oma toad ja korista ära oma sõprusringkond. Ehk siis ümbritse ennast inimestega, kes toetavad sind sellisena, nagu sa oled, toetavad sinu ideid ja aitavad sulle teha samme, mida sa võib-olla ise üksinda ei julgeks teha. Ilusat ja toredat elu sulle. Ole nii nagu mina endale olen deviisiks teinud, et olen täna parem kui eile ja homme parem kui täna. Päikest põue ja rõõmu südamesse. Tšau!